oleme erinevate dimensioonide kasutajad juba. Ja see ei ole sugugi nii kaugel tegelikkusest, vaid see leiab aset täna. Kui nüüd jätta, ütleme, inimene kui bioloogiline olend täiesti kõrvale, ehk sellepärast, et tavaliselt tänapäeva teadus ütleb, et kõik on aju produktsioon, ehk emotsioonid ja mõtted ja ka teadvus, kui nad pole leidnud seda ja olemasolu ka, siis vanade teadmiste järgi on tegelikult pilt hoopis teistsugune. Et füüsiline keha on see, mis on siis füüsiline produktsioon, füüsilise maailmaga seotud selle meie mõõtmega, aga emotsioonid on ju kõik nähtamatud. Mis te arvate sellest? Kui emotsioon ei väljendu füüsilise keha kaudu, ta ei ole ju nähtav. See on juba ju midagi sellist, mis läheb meie arusaamisest nagu välja, aga vanade teadmiste järgi ongi teine dimensioon, hoopis teine mõõde. Ja kui nüüd vaadata mõttetegevust ehk mentaalset osa, siis see on ju palju peenema struktuursusega, see on hoopis ju mingi teine aine, kui võrrelda näiteks emotsioonidega ja samamoodi on nähtamatu. Nii et vanade teadmiste järgi on see juba kolmas mõõde, kolmas dimensioon. Ja kui me räägime teadvusest, siis see ei ole ka nähtav. Ja see on veel peenem struktuur. Nii et see on juba neljas dimensioon. Ehk neljas mõõde. Ja kui me räägime inimesest kui olemasolust, on see viies. Ja nii meil ongi 5 erinevat keha, nagu öeldakse joogateaduses, 5 erinevat fenomeni. Ja nad on üles ehitatud niimoodi, et see läheb kokku ka tänapäeva füüsikaga, et inimese tegelik olemasolu, eks see tegelik mina, asub kõige alguses. Ja sealt algavad alles kõik ülejäänud dimensioonid, mis lõpevad tegelikult füüsilises maailmas. Nii et tegelikult tegelik inimene nagu ülisügav või kuidas ma ütlen, nagu kõige olemasolu algus, kui niimoodi vaadata. Ja kerkib sealt siis läbi erinevate mõõtmete selleks, et elada siin füüsilises maailmas.